Mõtlesin, ma näitan teile veel, kuidas mina Immersive Readerit kasutan. Siiamaani õpilased vastavad sõnu suuliselt salvestusega. Mina saadan neile näidissalvestuse, kus nad kuulavad siis ühe peatüki sõnu, kus ma olen need sisse lugenud ükshaaval üksteise järgi. Ja nemad saadavad mulle samamoodi salvestuse, kus nad loevad sõnad üksteise järgi lihtsalt sisse, vokarooga siis. Aga ma kasutan siis nüüd ka Immersive Readerit selleks, et õpilased saaksid rohkem harjutada teatud sõnade hääldust, mis on võib-olla tunduvad natukene keerulisemad nende jaoks. Siin ma panin õpilasi näiteks 4. klassile, et mul kõikide kohta veel ei ole tehtud, eks ma tasapisi toimetan. Unit 3, et siin on siis õpilastel võimalus kuulata neid sõnu, kuula Unit 3 sõnade hääldust. Nii, ja siis ma panin siia kirja kõik üksteise alla, siis kõik Unit 3 sõnad. Et selleks ma kasutasin Google Lens äppi. Skännisin nii-öelda need sõnad õpikus sisse ja siis saatsin endale meili peale ja panin siia. Nii, ja nüüd kui ma märgistan, ma saatsin õpilastele muidu õpetusvideo ka, et kuidas nad seda Immersive Readerit endale arvutisse saavad ja kuidas seda kasutada. Et siit paremhiire klõps, let me read this. Nii, ja teen teksti natukene väiksemaks. Ja nüüd õpilased saavad siis üksikute sõnade peal klikkida. Näiteks talle ei tule meelde, kuidas seda sõna hääldada. Tissue. Tissue, jah. Message. Message. Ehk siis ütleme, et kui ta harjutab endale õpikus neid sõnu, siis ta võib ka siit näiteks paar ringi veel peale teha. Et näiteks loeb ise ette friendly, good to somebody, lace, extra ja siis ei tule meelde, kuidas see tissue oli. Siis ta vajutab siia peale. Tissue ja siis ta saab jälle edasi minna. Loeb näiteks pärast selle sõna juurde jälle tagasi. Catch. Ja, catch. Ehk siis ka selline võimalus siis õpilastel, selline lisavõimalus sõnade õppimisel, et kindlasti on see abiks õpilastele.